ööbisin seal täna. Ma näitan teile, kui palju siin on kohti, kuhu tulla. Ehk siis siin on varjuolusid väga palju. Ma pole ühtegi sellest RMK telkimisala näinud veel terve Eesti peale. See on lihtsalt nii suur. Järjest tuleb putka. Üks putka, teist putkat taga. Teate, mis see tähendab? See, mis siin toimub, tähendab seda, et siin on vana tee. Vana tee peale on pandud siuke vaibariie. Ja siis on pandud täiesti pekkis, ma saan särtsu. Mu ratas annab voolu mulle. See on küll ebanormaalne. Okei. Aga point selles. Uus kate on pandud siia sellepärast, et RMK hakkab siit metsa maha võtma. Ehk siis kui vanad teekohad ära taastatakse ja uus teekatte maha pannakse, siis tähendab seda, et siit hakkavad sõitma suured rekkad ja masinad. Et noh, siin on küll mida võtta. No vot, nii need RMK teed sünnivadki. Kuna siin turism vohab ja kämpingud surevad, siis inimesed ei taha enda territooriumile võõraid. Panevad slangbaumi ette ja teevad paar posti maast, et kõigi autoga kõrvalt mööda sõidaks. Ja sellised silte on tegelikult väga palju siin. Et noh, siit sa saad Peipsi äärde. Olen jõudnud maastiku kaitsealale ja mida siin teha ei tohi. Ei tohi liigelda jalgratta ja mootorsõidukiga. Ja kusjuures kõrval on silt, mis räägib, kuidas piiri ületus toimub ja kus tohib olla ja kui kaugel tohib olla ja mis jões ja järves, kui kaugele võid minna. Ja juhul, kui rikud need režiime, mis siin on, saad trahvi kuni 8 sotti. Nagu ikka, võõras ära tule. Kusjuures, no siuke slangbaumi ma pole varem näinud. No see on reaalselt, see on isane. See on nagu massiivne, noh, reaalselt. Traktoriga selle kinni lükkama. Kurat, käsitsi ei jaksagi, noh. Huvitav, mis teil on siis mingi kullakaevandus seal või? Kohalik meeste päri OÜ Peipus nagu Peppus ostis endale karjamaa, lõikas tükkideks, tegi krundid, lasi voolu vedada, pani postid ja nüüd müüb neid. Matkamehe viidad. No, enamus on peaaegu läbi käidud. Omadega jõudnud siis siia. Suund läheb siis siit edasi Kuremäele. Siin on klooster. Siin elab Madis Peterson, kes tahab olla Eesti tulevane sumpenstar. Ja siit ma võtan suuna siis edasi Sette basseini juurde. Siin on helesinine laguun. Siit käime läbi. Ja siis edasi juba siia poole, siin oli RMK mingid mõnusad kohad, kus saab olla siis veekogu ääres. See on siis Vasknarva sadam või muul, ma ei teagi, mis ta siin täpselt on. Väike jama on. Kui ma eile sain tornil ronida, siis ma arvan seda, et täna ma seda vist tegema ei hakka, kuigi ilgelt tahaks minna. No vot, piiripost seisab siin. Ja ma mõtlesin ka, et ma viskan riided sellest, hüppan vette, aga jätsin, et ei tohi isegi ujuda.
Slava Bogu Pühtitsa klooster Vasknarvas. Aga religioon on võimas. Ehitatakse ikka korralikud müürid siia ümber. Ja kõike seda Jumala nimel. Mopeedautode remont. Teate, mis teema sellega on või? Täpselt sama teema nagu Võrus. Eks kui sa oled, ütleme, mingi 50 midagi, oled elust heitunud, sa ei viitsi tööle minna. Ja sa lähed arsti juurde ja ütled, sa oled peast veid soe, sa tullu paberid, siis sa ei tohi autoga sõita. Aga sa tohid sõita mopeedautoga. Mopeedi jaoks lube ei ole vaja. No võt. Ja niimoodi ongi. See on tegelikult, kus ma olen küla vahel näinud neid mopeedautosid liikumas küll ja ma olen mõeldud, miks te kärutate nagu siukse autod, mis te ei osta normaalset autot endale. Need ongi need idioodid, invaliidid, peast sõgedad, elust heitunud. Ja noh, samas sa võid bussiga ka sõita, keegi keela, aga autoga on ju lahedam, sul on ikka oma rimakas. Ja kui sa ei viitsi enam bussi oodata, siis sa võid tulla siia, kükitada siia nagu kopnik, kannad maas. Jah, paar pisarat siis kadunud onupoegadele puistada. Näete, mis siin on? Mopeedauto. Aga näete, kärbsed tulla ligi. Sinine maja, roosa maja, pisike armas maja, jälle üks sinine maja. See on siuke slaavilik külana. Igaüks vastavalt oma võimetele, oskustele ja jõukusele. 3 identset maja sama projekti järgi tehtud ning nende kõrval on hoone, kus roloosid hoitakse ees, sest et nad ei taha, et sa teaksid, mis siin toimub. Tegemist on piirivalve punkriga. Et ühesõnaga, kui ma seal torni oleks roninud, siis ma arvan, et siit oleks siia autosse joostud ja täie pasaga, siis minu juurde sõidetud ja öeldud, kuule, et mees, mis teed, mis toimub. Aga noh, nagu näha, siis hetke numbrid meelde, kes selle mesaga sõidab. Härra põhidirektor ise vist. Vasknarvas oli kunagi Ordu linnus. Sellest on järgi ainult Riismed. Aga noh, mis siit kaldat veel paistab, on piiripunkt, et kuule mees, ära kaugele mine on ju. Ja samas, mis asja nagu eriti põnevaks teeb, on see. Sorry. Tšekkiga seda. Emake Venemaa. Võimsalt lehvivad lipud. Ja noh, muidugi Eesti piirivalve punker on siin samas kõrval. Et noh, ma pean ikkagi näitama, et vaata, kui võimas ma olen ja siis ma näitan sulle teiselt poolt vastu, et näed, ma olen veel võimsam. Mul on suurem kui sul, noh. Täpselt siuke mäng käib sinna. Mõtlesin, et tulen Vasknarva, et siin on Coop või mõni suurem pood. Saab 1,2 osta, aga näed, pole ühtki pisikest külapoekest ka näinud. Pole kohalikke ka, kelle käest praegu küsida. Aga noh, teistpidi ongi äge. Ega ma nälga ei jää selles suhtes. Söö nagu õige slaav. Tripaloški. No võt, siin huligaanid seda ei tasu. Siin on märk. Siia parkida ei tohi. Aga siia tohib. Tubli kodanik. Pribor. Slava Bogu ja maakirik. Ja mõtlesin, ma tulen vaatan, mis siin toimub. Siin on mingi sild ehitatud. Mingi maastur seisab siin. Auto, mis seal sillal oli, on piirivalve auto. Ja miks ta siin passib, on see, et siin lähedal on Vene küla. Et mõni Nikolai siit üle piiri ei jookseks. Dobrina.
Dobri. Ja Kuremäel tuleb teha vist väike peatus. Oodata, kuni see üle läheb ja siis saab edasi vändata. Kuremäe klooster mäest ülesse. Sest ei pääsegi läbi või? Come on. Ei lubata siia. Ilma asjata tegin trenni. Nojah. Kuremäe downhill. Otse ees peaks kohvik olema kuskil. Kauplus. Nii, palun ole lahti, palun ole lahti, palun ole lahti. Velin. Nojah. Jäin vihmavangi. Tegelikult on see, et ma peaks lihtsalt sinna minema läbi vihma, aga üldse ei soovi praegu minna siit niimoodi. Seal näha, mingid inimesed toimetavad ja tegutsevad, et ühtepidi kiiresti sinna sõita, siis saab äkki mingit sooja saiakast või midagi lugu täis viia. Oh, I've made it. Loodan, et ta pikali kokku. Ma vaatan, mis see sealt pakutakse. Vihm jäi üle. Rohkem ei tuleks täna tulla. Elu on ilus. Kuremäe allikas. Püha koht. Siin viiakse läbi tseremooniad. Noh, siia ei saa praegu. Aga sinna saab minna. Siin saab isegi korra vees ära käia. Kuna antud püha vesi on tegelikult üsnagi külm, siis ma otsustasin, et ma keedan endale vett ja teen endale kodust kaasa võetud tšaaga. Nagu õige slaav. Opa. No vot. Tšaaga. Väga hea. Kohe varsti tulen tagasi. Hakkan jooma. Traditsiooni kohaselt, et saavutada kontakt püha vaimuga, käima vees ära alasti. Nagu talisuplus. See on Peipsi keedusuhkur, mille ma sain Samavori poest. Muuseumist ostsin endale. Laadma viskame terve tükki sisse. Opa. Nagu kohvi. Cheers! Vaatad päikseloojangut, rüüpa taga tšaagat, oled püha kohas, värskelt ujumast tulnud. How do you feel? I feel fantastic. Ma sügavalt sisimas usun, et kuskil kaugel Kuremäe hinge soppides elab Madis Peterson ja harjutab rujalaulu. Need ei vaata tagasi. Soovin sulle kõike head, Madis, et su elu oleks ilus. Kes sulle ütles, kus
kus on meri kodumaa. 1000 ringi, 1000 jääru, ei see tee küll otsa saa. 1000 ringi, 1000 jääru, ei nii ikka edasi. Talulaps ja oja süda, need ei vaata tagasi. 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 Muld on toit ja muld on lõbu. mis see lõpp oli nagu see jau.